Tere! Tänase tunni teema on võõrsõnad ja nende õigekiri. Võõrsõnad on sõnad, milles on säilinud võõrale keelele omaseid jooni. Kordame üle võõrsõnade tunnused. Üheks tunnuseks on see, kui sõna alguses on B, D või G täht. Näiteks baleriin, diivan, garderoob. Võõrsõnades võib esineda võõrsõna tähti F, ša, Z või Ž. Näiteks sõna želee, delfiin või sõna šokolaad. Võõrsõna tunnuseks on ka see, kui O paikneb esimesest silbist kaugemal. Näiteks sõnades lego või kino. Võõrsõna tunnuseks on samuti ka see, kui sõnas on pikad täishäälikud esimesest silbist kaugemal. Näiteks allee, mannekeen või foyer. Viimaseks võõrsõna tunnuseks on rõhuasetus esimesest silbist kaugemal. Näiteks korrektne ja moment. Võõrsõnade õigekiri on üsna keeruline, sest nende kirjutusviisi üle ei saa hääldamise järgi otsustada. Seetõttu tuleb paljude võõrsõnade õige kirjapilt lihtsalt meelde jätta või kontrollida seda sõnaraamatust. Nüüd aga üks harjutus. Tee seda koos pinginaabriga. Lõpetage laused, kasutades võõrsõnu.